Tere tulemast, kallid veevalajad, siin on teie oktoobrikuu teise poole ülevaade. No nii veel veevalajad, kas õudne lõpp või lõputu õudus? Kumma te valite? Asjad muutuvad teie jaoks ja te ei saa sellest nii-öelda kinni hoida, te ei saa vastu võidelda, silmi kinni pigistada ja kujutada ette, et seda ei ole olemas. Nii see on olulised muutused, see, kuidas need asjad muutuvad, kui valusalt see teie jaoks läheb, on teie enda teha. Mingi asi peab lõppema selleks, et uus saaks alata. Päike peab loojuma selleks, et ta saaks uuesti tõusta. Teisel pool maakera, ehk siis see, et see teie jaoks otsa sai, ei tähenda, et see kogu maailma jaoks otsa saab. Ja kui te lõpetate mõtlemise mina ja maailm, nüüd ja kohe, selle olukorraga seoses, siis te saate aru, et te peaksite võitlemise asemel või kinnihoidmise asemel tegelikult relvad käest ära viskama, selja keerama ja edasi liikuma. Sest vastasel juhul te ujute vastu voolu, mis tähendab seda, et te väsitate ennast ära, edasi ei liigu ja lõppkokkuvõttes vajute põhja. Seda te endale praegu lubada ei saa. Põhja vajumist. Ja mitte ainult praegu, vaid üleüldse. Ehk siis kõik asjad käivad ringiratast. Mida te olete teinud, seda te saate ise kogeda. Mida teile on tehtud, kui te sellest ei õpi, saate te seda jälle ja jälle uuesti kogeda. Seega ka selle olete te ise endale teinud. Ja need, kes teile teevad, kui see on tõesti olnud ebaõiglane, ootamatu ja halb, siis teie asi ei ole karistada. Teie ei ole kohtumõistja. Kohut mõistetakse mujal ja kellegi teise poolt. Teie asi on minema kõndida, õppida sellest ja edasi liikuda. Suured muutused, seda küll, raske võib olla, aga kindlasti on see praegu teile vajalik. Nagu ma ütlesin, parem õudne lõpp kui lõputu õudus ja praegu on teil veel valida. Praegu on teie oma valik, kas te liigute edasi, jätate võitlemise, kinnihoidmise või te jääte siia ja nii kaua olete selles olukorras, kuni te enam ei jaksa, annate alla ja vajute põhja. Põhjast on palju keerulisem välja tulla. Aitäh ja olge hoitud!